Miks on usk oluline? Mis asi ta kõigepealt on? Ja miks ta on oluline selles kultuuris, kus meie elame, ehk siis judeokristlikus kultuuris? Usk on selline asi, millest on väga tihti valesti aru saadud ja hakkame siis, kui me juba judeokristlikus mõõtmes räägime, siis võtame näiteks Heebrealastele kiri Uues Testamendis, peatükk 11, 6, kus öeldakse, et ilma usuta on Jumalale olla meelepärane täiesti võimatu, sest kes Jumala juurde tuleb, peab uskuma, et ta on esiteks olemas ja teiseks, et tema uskumisest ka midagi tolku on, et ta siis tasub nendele, kes teda püsivusega otsivad. Kaks punkti on seal ja sellepärast on usk oluline. Aga teistes religioonides ja inimesel üldse, kui me võtame tänavalt inimese, kes täna ei usu Jumalat ja ta ei tunne seda, mida meie tunneme, siis mida usk temale üldse ütleb? Mis asi see usk on? No tema jaoks väga selgesti usk on mingisugune religioosne ajukramp väga sageli. Et inimene, kes on usklikus hakanud, ta on lihtsalt lolliks läinud. Või tal on, ta on ära keeranud või muidu oli mõistlik inimene, aga tal mingi pisik ammustas teda ja näed ära keeras. Või mingi sektandid said vaesekese kätte ja tinistasid nurga taga ära ja nüüd käib inimene mingi jõllis silmadega ringi ja ei ole üldse enam see, kes ta varem oli. Ometi ta käib iga päev tööl, ta teenib endale raha, ta teeb mingisuguseid toiminguid ja asju, mingeid plaane planeerib homseks, ülehomseks, järgmiseks kuuks, järgmiseks aastaks. Kas ka see ei ole usk? Ei, mitte tingimata, see on võib-olla lihtsalt rutiin, aga ütleme, selles mõttes uskumine tähendab ikkagi tavaliselt tavamõõtmes mingisuguse konkreetse maailmapildi järgimist, selle omaks võtmist ja selle kohaselt elamist. Uskumine selle kohta, et homne päev üldse olemas on näiteks? No see ka, aga näiteks kommunism, näiteks sotsialism, näiteks ühendatud imeline maailm, näiteks Euroopa Liit, näiteks minu pärast mis iganes helge homne tulevik, paradiis, see kõik on ju usk tegelikult. Just, ja tegelikult me ei tea seda, et homne päev üldse ei pruugi tulla. No just, ja võtame näiteks kas või ateism või agnostitsism, eks ole. Need on ju täpselt samuti usud, eks ole. Et materialism, need on kõik usud. Et need on maailmapildid ja nendest lähtub elukäsitlus, mida siis inimene järgib. Aga me võime nii öelda, et see usk, millest me räägime kristlikus kontekstis, on teise sisu ja teise alusega ja seda just eelkõige sellepärast, et ta ei rajane mingisugusele tingimatule maailmapildile või ideoloogiale, vaid ta rajaneb nagu Jumalalt saadud impulsile, mida tajutakse tõena. Et saadakse Jumalalt sõna, mingi sõnum, mingisugune tunnetus tuleb inimese sisse, mis tegelikult nagu laiendab tema teadmiste horisonti ja selle tunnetuse alusel siis inimene tajub seda, et see on tõde ja nüüd talle tema ees on valik. Kas ta alistub sellele tõele, järgib seda tunnetatud tõde või heidab selle kõrvale. Selle tõe järgimine, seda nimetab siis piibel nüüd usuks, eks ole. Kui sa tunned ära, et see on tõde, saad aru, et asi on nii. Ehkki see võib su mõistusele olla absoluutselt üle jõu käiv. Sa mõtled, kuidas see saab nii olla. Aga kui sa tunned ära, et tegemist on tõega ja alistud sellele, järgid sellele, paned oma panuse selle peale, siis ütleb sulle Uus Testament, sa oled usklik, et siis sa oled uskuja. Et need, kes ütlevad, et ei, minu loogika kohaselt sellist asja olla ei saa, sest vanaemal ei olnud ja naabrimehel ka ei olnud ja üleüldse niisugust asja pole kellelgi kunagi olnud, nende kohta öeldakse, et nad ei usu. Kas usk on and? Usk on Jumala and päris selgesti ja usk loetakse ka vaimuenniks Uues Testamendis. Nii et usk ei ole lihtsalt see, et ma mentaalselt aksepteerin midagi, vaid see on, ma veel kord ütlen, et see on sügavalt sisemine asi, see on inimeseni on tulnud mingisugune tõde, mingisugune info, mingisugune taju või selgus ja ta saab aru, et see esitab talle väljakutse ja tal on nüüd 2 teed ja ta valib selle väljakutse järgimise. Et seda nimetab piibel usuks tegelikult. Kui see on and, siis kuidas inimene saab endale seda andi küsida? Ta saab seda otsida, ta saab seda taotleda ja tegelikult piibel ütleb ühe huvitava valemi. Usk tuleb kuuldu, aga kuuldu tuleb Jumala sõnast. Seda võib tõlgendada niimoodi, et tuleb ennast nagu täita ja ennast nagu viia lähedasse kontakti Jumala sõnaga. See tähendab, et mine kirikusse, kus räägitakse Jumala sõna, mitte seda, mida pastor arvab, vaid seda, mis Jumal on öelnud, kes loe ise piiblit, huvitu sellest
informeeri, täida ennast selle infoga, et siis sulle hakkab nagu mingisugused alused tekkima, millelt seda üldse nagu saaks tekkida. Aga ütleme, et teine tõlgendus sellele samale asjale on võib-olla see, et kui sa täidad ennast Jumala sõnaga, see vabastab sind kuulma õigel sagedusel ja õigel viisil. Sa harjud selle märksüsteemiga ja mingil hetkel see ka avab sinu vaimu ja nüüd tekib see olukord, kus Jumal saab sulle rääkida otse. Et mitte, nüüd tal on kontekst nüüd, millest see rääkida. Enne ei olnud konteksti, kuna sul ei olnud mitte mingeid aluseid, eks ole. Et kuuldu tuleneb Jumala sõnast, sest Jumal alati räägib, ta räägib seda selles kooskõlas, mida ta on juba sellega, mida ta enne on öelnud, et ta ei räägi midagi, mis on vastuolus sellega. Et kui sa viid ennast kurssi sellega, mida ta varem on rääkinud, siis tekivad sul alused ka kuulda seda, mida ta siis nagu täna ütleb. Ja kui ta nüüd sulle täna ütleb midagi, no see on niisuguse autoriteediga öeldud sinu ellu, sinu südamesse, et sa tead silmapilkselt, kes räägib ja nüüd ei ole sul enam, noh, ma ütleks, et nüüd sa oled juba teises kastis omadega, seepärast, et Jumal on sinuga rääkinud. Ja see ei ole see, et ma naabrimuti käest kuulsin või et kirikus keegi ütles mulle sallala, vaid vastupidi, Jumal rääkis mulle otse. Jumal rääkis mulle ja sellega on kaasas üks meelevald, üks vägi, üks võimekus ja see on nüüd täielikult transformeeriv asi. Et selles mõttes Piibel ütlebki, et usk tuleb kuuldu tuleb Jumala sõnast. Aga noh, sellest, et Jumal räägib sinuga. Nii et sellel on kaks võimalikku seletust, aga minu meelest nad ei välista üksteist, pigem nad on kooskõlas sellega. Kui me vaatame Piibliraamatut, siis kõik sündmused, mida me loeme, millest me loeme ja mida me teame, et on maailma ajaloos sündinud, mis on seoses Jumalaga, need on kõik olnud inimese vaatenurgast vaadatuna täiesti võimatud. Enamus neist küll, jah. Piibel on absurdide raamat. See algab hullumeelselt ja edasi läheb ainult halvemaks. Et selles mõttes, kui me üritame inimlikku loogikat kohandada sellele raamatule, siis parem võiks mitte katsetada, siis võiks parem on lugeda 20 aastat hiljem näiteks Dümaad. Et see on palju loogilisem, aga seal ei ole Jumala väge. Et mis Piibliga on see, et tegelikult seal on ilmnemas Jumala loogika, aga see on inimese loogika ülene loogika, see on olendi loogika, kes vaatab asju ikka väga palju kõrgemalt ja tema nagu tsivilisatsiooni aste või tase, tema teadmise ja võimekuse tase on inimesest ikka mõõtmatult palju kõrgem. Et ta sisuliselt tutvustab meile teistsuguse reaalsuse olemasolu või kättesaadavust. Ja tegelikult, kui sa nüüd vaatad Jeesuse õpetust, siis Jeesuse juhised oma jüngritele, tema lausungid selle kohta, mida inimene saab või ei saa teha, missugune on see reaalsus, kuidas seda saab muuta, vormida ja kujundada, need on täiesti hingematvad. Need on täiesti hingematvalt vapustavad. Ta ütleb tegelikult, et mina tegin selle kõik, mina tean, kuidas see on ehitatud ja mina ütlen teile, mida sellega kõike teha saab ja ta demonstreerib seda. Ja siis ta ütleb oma jüngritele, kes on ju tavalised inimesed, ütleb neile, et kuulge, mina teen selliseid asju, teie saate samasuguseid asju teha ja te saate veel hullemaid asju teha, kui mina tegin, sest mina lähen ära isa juurde, ehk ma lähen sinna võimukeskusesse, kust ma saan kõike nagu teie heaks nagu sättida täpselt nii, nagu vaja on. Et see on täiesti uskumatu. Ta ütleb evangeeliumites, et paluge, mida te iganes tahate, et teie rõõm võiks olla täielik. No, ma ütleks, et see on ikka väga vapustav asi. Aga nüüd siin on üks väikene aga. Nimelt on see, et sa võid kõike seda lugeda, aga kui sa ütled, muu meelest see on jama. Ma küll ei tea, meie kirikus sükst asja ei tehta ja ma ei tea ühtegi teist kirikut ka praegu, kus sükst asja tehakse. Ja see on sükene, no jah, tead, see on nagu tähtede poole tuleb püüda, see on nagu ideaal, mille poole tuleb püüda, aga kohale me kunagi ei jõua ja niimoodi, kui sa niimoodi suhtud sellesse, siis see jääb sulle kättesaamatuks. Sest et vaimsete asjade puhul on üks printsiip, mis ütleb, et sa oled võimeline kätte saama ainult seda, mida sa usud. Et ühesõnaga see väljakutse, mida esitab inimesele nii Vana Testament kui ka Uus Testament, on üks ja seesama. Inimene peab Jumala juurde tulema uskudes. Hoolimata sellest, et see, mida Jumal talle ütleb, on totaalselt ja täielikult üle inimese karbi. Ja see on nüüd niisugune asi, mis see on ohtlik tee. Et kui sa satud vale interpretatsiooni otsa, siis sa võid vastu seina puruks lennata. Eks ole, sa võid muutuda hullumeelseks fanaatikuks, kes hävitab oma elu ja mitte ainult enda elu, vaid ka paljude teiste elu. Aga siin on nüüd olemas selle jaoks ka kontrollprogrammid. Et see päris nii ei ole siiski, et igaüks võib ükskõik millist vahtu suust välja ajada ja väita, et see ongi Jumal ja mida absurdsem, seda parem. Päris niisugust järeldust teha ei saa, sest et on olemas põhimõtted, mille järgi Jumal liigub ja ta on äratuntav.
tal on alati nii-öelda see õige kood küljes ja see õige kood on eksimatult äratuntav. Nii et ma võin öelda, et nii, et vaimses maailmas ja vaimsete asjadega, kui Jumal ütleb, et tead, Veiko, sulle on kättesaadav see. Nüüd, sul on nüüd valik. Võib-olla sa ei tea kedagi, kellele see oleks kättesaadav olnud. Võib-olla sa loed piiblist, et kellelegi jah, kunagi oli, aga täna sa ei tea ühtegi inimingi, kes seda teeks, kellel see oleks. Sul on valik, sa nüüd ütled, jah, Jumal, see on võimalik. Mulle sündigu seda sinu sõna mööda, eks ole, nii nagu see, ma tahan seda saada, nii nagu see kirjutatud on. Vii mind selle sisse, õpeta mind selle sisse. Ma tahan seda, ma usun seda, tee mulle seda. See on õige lähenemine. Teine vale lähenemine on see, mine tea, kas seda üldse olemaski oli. Võib-olla lihtsalt mõtlesid inimesed välja ja kaunistasid oma ilusat legendi niisuguste detailidega. Ja vanal ajal peeti imedeks ju igasuguseid totrad asju, mida täna teadus suudab teha ja nii edasi, nii edasi. Nii et kas tead, tasub seda asja nii tõsiselt võtta. Aga see seadus on see, et sa saad kätte vaimselt ainult neid asju, millest sa usud. No võtame näiteks uuesti sünni. See on ajalooline fakt, see on vaimne juriidiline fakt ja see on Jumala väefakt, et Kristus on tulnud maailma kannatanud inimesena, surnud meie pattude eest ja üles tõusnud. See on absoluutne tõsiasi. Nüüd, kui sina usud seda ja palud, et Jumal kohandaks seda sinu elule, siis su patud antakse sulle andeks. Kui sa seda ei usu, siis Jeesus on küll surnud ja üles tõusnud sinu pattude eest, aga see ei vormistu sulle ja sa ei saa seda kätte. Kõik teised sinu kõrval võivad minna Jumala juurde, aga sina lähed põrgusse. Sellepärast, et sa ei ole uskunud seda. See ei ole sulle avatud, sa ei saa kätte, see on nagu klaas seina taga. Nii et selles mõttes uskumine on väga mitmetahuline asi. Vaimses muide maailmas on ka niimoodi, näiteks hirmuga on ka sama asi. Kui sa seda hirmu usud, siis see saab sulle ligi. Kui sa seda hirmu ei usu, sa blokeerid selle, ütleb, mulle nii ei ole, minuga mitte kunagi nii ei ole, siis ta ei saa sulle ligi. Et siin on mitmed mehhanismid. Kui nüüd inimene kuulab meid ja kes ei ole võib-olla üldse kokku puutunud selle teemaga, mida me praegu just sinuga siin räägime, siis mis oleks sinu soovitus sellisele inimesele, kes ütleb, et okei, et ma nagu sisemusega tunnen, et siin võib olla mingisugune substants, mingi tegelikkus. Mis oleks esimene samm, mida ta peaks ette võtma? Ta peaks hakkama paluma, et Jumal avaks talle selle. Teine asi, ta peaks tulema kuhugi, kus Jumala sõna on. Ta peaks endale muretsema Jumala sõna ja ta peaks hakkama uurima seda asja. Ta peaks hakkama huvi tundma, nii-öelda kiivitsema selle teema ümber. Sõna otseses mõttes. Uurima, kes on tegijad, kuulama neid, vaatama neid, nuusutama neid lähedalt, jälgima, mis toimub. Ja ikkagi mina soovitan ka seda, et ta loeks just mitte seda, mida teised inimesed arvavad Jumala sõna kohta, vaid et ta loeks seda, mida Jumala sõna ise ütleb. Ja võib-olla loeks ainult väga lühikesi kommentaare mingitelt autoriteetsetelt tegelastelt. Et see asi oleks tegelikult väga hea, aga kindlasti tuleks kõigepealt paluda, et Jumal avaks talle sissepääsu. Sellepärast, et tegemist on kodeeritud asjadega ja ilma seda koodi Jumalalt saamata sa võid lugeda piiblit ja see on sulle abrakadabra. Ma mäletan ise, kuidas mina lugesin täiskasvanuna Uut Testamenti ja see oli nagu liiva söömine. Kui ma lugesin Pauluse kirju, ma mõtlesin, kuidas sihukest jura üldse keegi võib kirjutada, rääkimata sellest, et sellest keegi võiks midagi üldse mõistlikku aru saada. Täna ma võtan selle lahti ja mõtlen, kuidas on võimalik, et sellest ei saa aru. Aga mul on kood, ütleme niimoodi, et minu jaoks see on lahti. See ei ole probleem, aga inimesele, kelle jaoks see ei ole lahti, ma mäletan, et see on täiesti lukus asi. Nii et ta on lukustatud, ta on kodeeritud asi ja ta on mingi sellise koodiga, mida inimene nii-öelda oma arvutiga lahti nagu ei murra. See on ikkagi see and, millest me rääksime. Jah, see on see and, usk on Jumala and. Aga Piibel ütleb ka huvitav asja, ütleb, Jumal on igale inimesele andnud usu mõõdu. No mõni ütleb, et aga miks ta mulle nii vähe andis? No ma ütleks, et ta on andnud igale ühele piisavalt, et täita tema elu ülesanne. Täita see ülesanne, mis tal siin on. Peale selle jüngrid ju palusid kasvata meie usku, eks ole. Ja see on ka palve, mida meie võime paluda. Me võime paluda, et Jumal, tee mind teadlikuks nendest asjadest rohkem, mis on sinu juures ja vaimsetest asjadest, kui see minu teadlikkus sellest maailmast on. Et me tavaliselt alustame kõik, et me oleme häälestunud sellele maailmale, kus me elame. Aga meil on vaja ümber häälestuda sellele maailmale, mida me ei näe, aga mis on ometi kõigi selle asjade sees ja taga ja ümber. Et me kohtleme seda maailma
kui teataval määral ajutist keskkonda, mis on ometi reaalne. Muide, piibel ei ütle, nagu budistid ütlevad, et see maailm on kuliss lihtsalt, mis on nagu müts sulle pähe tõmmatud, eks ole, et sa ei näeks tegelikkust. See päris nii ei ole. Piibli käsitlus sellest ei ole selline. Ta ütleb, see maailm on reaalne ja see on väga vajalik, see on hea, aga et sa ei tohi siia kinni jääda, sul tuleb näha asjade taha. Et siin on teistsugused lähenemised, aga tõepoolest jah, seda tuleb paluda ja seda tuleb otsida. Usk on and, usu and on Jumala and.